Tere tulemast podcasti Saunalood. Minu nimi on Helen Moppel. Olen saunamoor. Tavatsen ikka ütelda, et sauna minnes siseneb inimene tegelikult iseendasse. Ja tänane saatekülaline on leidnud palju iseenda kohta ja kogu maailma kohta just avarast saunaruumist. Tere tulemast kirjanik, isa, vanaisa ja suur saunasõber Miga Keränen. Aitäh, Helen. Saunamoor on nii ilus sõna. Ma tahaks olla saunaukko. Järsku sünnib siin täna saunaukko, mida sa tea. Aga kõigepealt tahan tõesti südamest tänada, et sa oled lubanud meid siia imelisse oma Tartu koju, kus on nii palju inspireerivaid raamatuid ja tõeliselt hea keskkond, et võtta aega, kuulata ja pühenduda sellele teemale, mis meil siin täna on. Et enamus, ma arvan, et iga eestlane teab sind kui kuulsat lastekirjanikku. Et kuidas on juhtunud, et sa oled hakanud kirjutama saunast. Et siin on selline raamat nagu Saunarahu ja see on sinu viimati ilmunud raamat, kui ma ei eksi. Jaa. Mis on selle sünnilugu? Sünnilugu on üsna omapärane, võib öelda, et iga raamat sünnib natuke erinevalt, aga see, et tõesti Ida-Soomes, kui ma sõitsin autoga Ujulasse vana aasta õhtul paar aastat tagasi ja tundsin, et saunadest ma võiksin ju midagi kirjutada. Et see oli külm aeg, 35 kilomeetrit autoga sõita, aga piisavalt pikk teekond, et omaette mõelda. Raadiot ma ei kuula autos, nii et mõtlesin oma mõtteid ja unustasin korraks ära, aga tagasi sõites ikka veel kummitas. Võiks ju kirjutada. Ja siis ma hakkasin nagu käima sükest sisekõned, mida ma kirjutan, nii palju saunast ju kirjutatud ja on seda nüüd vaja, aga see ongi see võib-olla siis, mis kirjanikel on, et ka järgmine päev ei andnud see mõtterahu ja lõpuks oligi nii, et või mis lõpuks, vaid läks mingi 2-3 päeva. Siis ma mõtlesin, et olgu, ma siis panen neid oma värskeid mõtteid kirja, kui ma olen saunas käinud või kui samal õhtul ei jaksa, siis järgmine päev. Ja postitan neid Facebooki ja vaatame, mis saab. Et siis ei olnud ka sellist veel raamatu mõtet. Aga see kirjutamine tundus väga vahva ja ma jätkasin seda ja niimoodi tasapisi Saunarahu raamatu see, kuidas öelda, karkas hakkas kuju võtma, et sellistest päeviku märkmetest ta sündis. Kaua see siis, siin on sul erinevaid saunakogemusi kirjeldatud nii Eestis kui Soomes. Mõte oligi, et ma panen kirja, mis ma saunas kuulen ja mis juhtub saunades, et ühe aastanumbri sees. Juhuslikult oli 2023, kui ma hakkasin 2024 algas jaanuaris, kui ma hakkasin seda kirjutama, et siis saigi, eks ma kirjutasin lasteraamatuid samal ajal, aga sai neid lugusid kirja pandud ja niimoodi see raamat sündis, et ühe aasta saunas käimised on seal sees 2024 ja ka omajagu koristasin ka käike, külastusi ära, et
ta on niigi minu meelest üsna paks raamat. Kas tänu sellele sa avastasid uusi saunu või need olid juba kõik tuttavad, teada kohad? See on mõnes mõttes, teadlikult ma vist läksin ainult ühte Helsingi sauna, et raamatu pärast. Et ma oleks käinud nendes saunades niikuinii. Et ma olen aastaid, nii kaua kui ma olen kirjanikuna käinud Eestis ringi, ma olen püüdnud käia ka saunades. Ja millegipärast aastal 2023 tänu sellele, et ma rääkisin ühele vanale sõbrale, et kas tema teab taliujumisest midagi, kus saaks sauna. Tänu ühele jutuajamisele sattusin ma taliujujate kampa ja sealt Soome-Eesti saunaseltsi üritustele ja see oli kõik enne, kui ma seda raamatut kirjutama hakkasin. Ja niimoodi käisin ka Rõuges Sanna festivalil, Veerojaeda saunas esimest korda. Et see kõik oli enne, kui ma seda raamatut kirjutama hakkasin, aga võib-olla kõik oli selline häälestus, et mis ka mind pani selle raamatu kirjutama siiski. Aga mina usun, et meie eluteed, kuidas me praegu oleme kujunenud, ikkagi väga tugevalt mõjutab lapsepõlv. Ja. Et ma tegelikult tahakski natuke uurida, milline oli see väike Miga, et milline oli sinu maailma nägemus, kas seal oli saun, milliseid pilte sa mäletad ja nii edasi. Jaa, ma olen sama meelt, et huvitav on vaadata, et seda, et kuidas rada on läinud ja meil oli, minu lemmiksaun lapsepõlves oli vanaema juures. Meil oli küll Helsingis paneelmajas paneelmaja saun, kord nädalas käisime saunas Helsingis. Helsingis oli ka ujula, kus me käisime tihti, ujulaid mitmuses isegi. Aga vanaema juures oli saun, mida ma õppisin ise kütma ja minu meelest isa andis mulle tikud, enam vähem kui ma oskasin tikud panna põlema ja kirve ja teeme tule alla, et see oli ka selline tegevus, mida sai isa ka teha. Ja mis oli huvitav, et sauna kütmine maal oli minu jaoks täiesti selline tavaline ja maal suvel saunas oli vaja käia eeskätt sellepärast, et seal oli ju päeval vaja tööd teha kuni õhtuni välja ja tulid sääsed ja kihulased ja parmud ja eriti heina tegemise ajal, et siis saun oli see koht, kus oli hea olla. Ja kõik mälestused, minu sauna mälestused lapsepõlvest, mis on seotud saunaga, on kõik üdini positiivsed. Et ta oli nagu, välja arvatud võib-olla see, et šampoon läks silma. Aga sellest ma olen nüüd küll üle saanud. Aga jah, et see oli nagu selline väga, ja on siiamaani nagu väga selline hea, turvaline, mõnus koht. Et vastandiks võib-olla siis see, mis ümberringi toimus, et isa ja onud kõik panid tina ja mina olin see, kellele siis vanaema ütles, et mine naaber tallu helista politsei, et onu tuleb ära viia ja kogu aeg oli mingisugune selline 70. 80. Ida-Soome maaelu jama ümberringi, et parem kui saad kuhugi peitu minna. Aga saunas keegi ei laamendanud. Et saun oligi siis ka siuke kogu aeg turvaline? Jaa, saun oli tõesti selline ja sauna päevadest on ainult head mälestused. Aga mäletad sa ka täitsa esimest sauna käiku? Või mis on kõige varasem sauna? No ma ei tea, kas need on nüüd esimesed,
aga minu õde on minust 3 aastat noorem, siis seda mäletan küll, kuidas me olime hästi pisikesed ja kuidas me istusime nendes alumiiniumist nõudes ja mulistasime seal, aga et nagu see alumiiniumist pisikene kauss on umbes selline ja ma mäletan, kui ma seal istusin, no siis ikka, ega ma ikka väga pidin üsna väike olema, et seal ju pisike kauss. Ja mäletan ka seda muidugi, kuidas siis just see sauna kütmine ja kuidas vihtlemine ja vihtade tegemine välja nägi ja tollal isal oli piip ja sellega sai sääski peletada eemale selle tossuga ja tore oli see lapsepõlve tunnetus, mis oli seoses nüüd selle vanaema saunaga. See väike saunakene, mis seal on. Et eks siis see on siis see oli kõige tähtsam saun lapsepõlves. Aga millised olid teie kombed, et igal sellisel vähemalt vana saunaga kohal on alati oma mingid kombed või tavad, kuidas saunas käiakse? Reeglid või viisakused? Ega meil pigem on need kombed, et üks selline komme meil oli alati tänada sauna kütjat pärast, et kes iganes sauna küttis, siis tulid saunast, siis tänasid. Et see on üks selline ainus sõnaline mälestus, sest ega tegelikult sauna laval meil ei räägitud mitte midagi. Et seal riietusruumis limonaadi juues võib ju juttu ajada, aga tegelikult ma arvan, et kui mina ja õde kukkusime seal liiga palju lobisema seal saunas, pesuruumis ja leiliruumis, mis oli üks ruum, siis ma kujutan ette, et isa juba viskas leili, et lapsed vait jääksid. Kuumusega kuumusega sai vait. Ja, et meil ei olnud peres ja samamoodi Helsingis ka, et me elasime ju Helsingis. Et ma olin 13 või 14, kui me kolisime maale, et ka Helsingis kord nädalas saunas käies me olime ikkagi saunas vait. See vist on järsku selline soomlastel ja eestlastel üldistades öeldes natuke teistmoodi, et minu arust on Soomes rohkem seda, et ollaksegi täiesti vagusi. No eks ta ole, võib-olla ma ise väldin üldistamisi, sest elu on näidanud, et need ei ole alati nii, et pigem on perekondlikud erinevused ja võib-olla ka see, et linnainimesed on ikka sellised paremad suhtlejad võõrastega ja räägivad rohkem, aga maal on rohkem niisugust vaikelu. Mina ise olen ka Tallinna kesklinnast pärit ja meie saun oli, minu lapsepõlve saun oli siis Tartu maantee linnasaun. See töötab veel siiamaani. Et see on väga ägedaks tehtud, ma olen seal käinud nüüd. Aga et minul on jälle siuke mälestus, et seal oli alati, hästi palju venelasi käis ka vene rahvusest ja siis neil on nad temperamentsed. Et seal laval käis siuke õudne andmine, mina ei tea, mis seal tehti, aga see on leili ja lärmi ja laulu ja siukest, et see ei olnud ka kuidagi eestilik. Et mingi selline lapsepõlve kogemus ja võib-olla ka on mind kujundanud, et minu saunad võivad vahel olla lärmakad. Aga vahel on täiesti vaikuses, et nii et üldistada päris ei saa. Et ikkagi võib-olla see lapsepõlve mõju on selline. Ma mainisin selle vanaema sauna ja siis korterisaun, aga siis peab ütlema, et olid need ujulad. Et me käisime ujulates regulaarselt ujumas ja saunas ja perega ja seal
Ujulas seal oli huvitav näha just seda, kuidas siis põrkavad kokku erinevad need arusaamised ja eriti just Helsingis, kus tegelikult inimesed on kolinud sinna kuskilt mujalt, nagu minu isa Ida-Soomest, aga samas seal saunalaval võis keegi rääkida hoopis nagu Lääne-Soome inimene või lausa Lappimaalt ja Helsingi tõmbas inimesi ja muidugi natukene isegi Vietnami sõjapõgenikud ja teise nahavärviga inimesed tulid 70-ndatel, 80-ndatel Helsingisse, et me elasime Malmi kõrval, kus oli Soome esimene pagulaskeskus ja Pihlajamägi oli see koht ja Malmil oligi see ujula. Et siis seal ujulas oli igasugused inimesi ja mina olin hästi väike laps ja kui ma nägin neid konflikte ka, mis seal oli ja siis ma sain aru ka, et näed, kuidas siis erinevad kombed on ja näite kas või see sama, et kui sa leili viskad, siis sa pead ka istuma ära selle leili, mis sa oled ise visanud. Et üks mustanahaline poiss viskas leili ja naeris ja ta oli väga rõõmus ja mina vaatasin, kuidas Soome mees kõrval näost punane ja juba seda siin niimoodi peab pilt taskus varsti, et aga ära ei lähe ka ja must mees viskab muudkui leili, ta ei olnud mees, ta oli poiss ikkagi. Ja siis aga ta viskas leili, viskab veel leili, aga siis ta hakkas ära minema. Siis Soome mees sealt karjatab niimoodi, et meil Soomes, kui viskad leili, siis pead istuma siin ka lõpuni niimoodi, et poiss ei saanud mitte midagi aru, vaatas korra ja kõndis minema, et mis mingi jaurab mingisugune nurgas mingi onu. Et aga sealt see selline laiem saunakultuur või see, kuidas on kombeks ja kuidas saunas istutakse ja ollakse, et see tuli mulle lapsepõlves sealt ujulast, et sellist ühissauna neid nagu, kus ei ole, et nagu ma ei mäleta. Need kui ma räägin ujula saunast, põhimõtteliselt natuke nagu veekeskuse saunad, siis tänapäeva mõistes. Ühesõnaga said juba värvitagaid kogemusi siis lapsena ka sellest erinevast kultuuri kombestikust, sauna kombestikust. Ja, et ja eks muidugi see ka, et huvitav oli tulla Eestisse 1993, et mulle on alati meeldinud Eestimaal see, kuidas saunat on maal traditsiooniliselt või 90-ndatel, igaüks oli ummamuudu, sest oma kätega ju ehitati need saunad ja kõik töötasid ja kõik olid väga head saunad. Et see oli väga kihvt 90-ndatel, et nüüd on juba, tänapäeval need saunad on enam-vähem ühesugused Soomes Eestis ja ei pea enam ise seda kerist ja süsteemi leiutama ja nagu nõuka ajal või siis sellel nõuka ja järel siis, kui veel moodsaid uusi asju polnud. Et see oli väga huvitav Eestis ja siis ma puutusin ka kokku üsna varakult, võib-olla Toomas Kalve saunas käisin, Jan Rahmani suitsusaunas ja Tommi suitsusaunas. Ja siis olid veel mingid suitsusaunad, ei tule praegu meelde, et need Lõuna-Eesti suitsusaunad olid eriti vinged. Et ma ainult üks kord Soomes olin käinud varem suitsusaunas, ühe koguduse saunas ühel saarel. Aga see suitsusauna elav traditsioon, nagu ta meil siin on, mitte niimoodi, et me kord aastas kütame sauna, vaid et ta ongi iga laupäev, et paljudes kohtades, et paljudes peredes endiselt.
see on ikka väga tore. Kas suitsusaun on see, mis su siia Eestisse meelitas? Ei, ma juba tulin, see oli suitsusaun oli juba siin olemas, seda siis suitsusaun see ei olnud ja mind ikka, mina tulin Eestisse ühe toreda tüdrukuga, Eesti tüdrukuga ja aga seal on nii palju on saunadega seotud ka meie lugu, et kui me kolisime Ida-Soomest Ilomantsist 18-aastaselt Adaverre, siis sellel samal õhtul, juulikuu 1. kuupäev 1993, juba küsiti, et kas me Toivo sauna tahame minna õhtul. Ja mina olin täiesti hämmingus, et mis mõttes? Saun? Kas siin on saun? Muidugi tahame. Sest ma ei teadnud, et Eestis on saunasid. Aha. Ja ma ei teadnud ka, et Eestis on rukkileiba. Ja ma ei teadnud ju, ma ei teadnud Eestist mitte midagi, sest polnudki ju minu ajal koolis veel mingid Eestit, sest oli Nõukogude Liit. Ja mulle piisas idanaabri ma teadsin ainult, et Moskva on pealinn ja Leningrad on teine linn ja rohkem mind ei huvitanud ka see idanaaber. Ma olin väga rahul, et on piir kinni ja müür vahel. No müür ei olnud, aga Berliini müür oli ühesõnaga. Et kõik oli hästi minu lapsepõlves ja see, et Eestist ma midagi ei teadnud, no ma ei saa midagi parata, kui ma ei teadnud. Aga see, et me käisime siis saunas, mis oli väga hea, ma olin täiesti sillas ja kui natuke aega hiljem sattusime Antslasse, siis kostis sama küsimus, et sauna tahate ja ma sellel hetkel päriselt mõtlesin, et mis asja, ma olen Eestis olnud mingi väga lühikest aega ja nüüd mul on võimalus juba juhtusin niimoodi Eesti teise sauna, et rohkem Eestis kindlasti saunu polegi kui 2 või 3, ma olin ikkagi noor kutt ja see ei olnud tegelikult selles majas, vaid üle tee, et ikka 5 meetri kaugusel, 10 meetri kaugusel. Et siis oli ka väga hea saun oli too ka aga siis ma hakkasin ikka mõtlema selle peale veidi, et kas tõesti siis, kas on võimalik, et Eestis on ka saunu, aga ei tohiks ju olla, sest meil oli koolis õpetatud, saun on Soome asi ja mujal maailmas saunu ei ole, väga lihtne, nii nagu rukkileib ka, eks võib-olla koolisüsteem nüüd nii otseselt seda ei raiunud, aga niimoodi oli ta minule nagu meelde jäänud. Et et kui on Soome asi, et siis... Jaa, see on saun on täpselt niimoodi ja sama oli siis rukkileivaga ja tegelikult ju rukkileivaga oli Eestis tollal ikka väga hästi, olnud mingid probleemi. Karjala pirukat meil üldiselt ei ole. Ega sellel ajal polnud Karjala pirukat Helsingis ka, et see mingi hetk hakkas, keegi avastas, et veoautoga, rekkaga võib vedada niimoodi asju riigi teisest otsast teise otsa, et see on see tänapäeva asi, et meil on igasugused võõrad välismaa kultuuri asjad nagu kätte saadavad ja mõnes mõttes väga armas, kuigi ma pean ütlema, et ma oleks väga rahul, kui oleks Uku leiba ja Madise leiba siiamaani iga päev värsket leiba igal pool ja mul oleks tegelikult vaja üldse mingit tšapatasid. Et see värske leiva kultuur, mis tollal oli Eestis, lähen poodi ja seal on riiulid ja värske leib, Tartus oli võimalik isegi mitte pool leiba küsida, vaid sooviks sellest veel pool, veerand leiba ja sai söödud seda eilset leiba võib-olla paar päeva, kuni ta hallitama hakkas, aga üldiselt ikkagi värske leib oli tollal nagu igapäevane asi meil Eestis. Korra veel põikan tagasi sinna sama selle Eesti naisega tutvumise kohta. Tutvusid naisega Soomes ja kolisite kohe siia? Ei, päris selles mõttes, kas nüüd just kohe, me saime kokku Soomes tehnikumis ja
sügisel saime kokku oktoobris, novembris ja siis järgmine suvi kolisime koos siia. Et me elasime koos Soomes ka, me rentisime ühe korteri, et elasime seal ka koos juba, et kooselu oli juba harjutatud Soomes ja ka tegelikult selles tehnikumis oli, kui nüüd saunadest rääkida, siis selles tehnikumis oli ka kord nädalas oli saun iseenesest nagu kõigile, aga siis tänu sellele, et meil oli see, kui me korteri sealt rentisime sellest kampuselt ütleme, siis me saime veel eraldi sauna aja. Et see oli et tegelikult et eestlased on saunarahvas, suitsusauna traditsioon on elavamgi veel kui Soomes, aga muidu Soomes on ikkagi hästi tore see, et kui majas ei ole sauna, siis on alati mõeldud sellele, kus see inimene saab saunas käia. Et see on nagu selline et siis on külasaunad või linnasaunad või? No nad ühel või teisel, see ongi, et kõige lihtsam on selles samas kortermajas on paneelmajades, kõikides paneelmajades on saun. Või kui paneelmajas sauna ei ole, siis on see saun on ehitatud sinna kõrvalhoonesse, mis on pisike, kus on jalgrattad, keldriboksid ja nagu pesuköögid siuksed paneelmajade vahel. Ja muidugi seal need saunaruumid, seal on ju tegelikult paneelmajades, kõikides paneelmajades Soomes on ju all ka ruumid selleks, et kui tuleb sõjaolukord. Selles mõttes, et saunad on nagu osa seda süsteemi. Ka Eestis on olnud need pesuköögi saunad tegelikult, mis siis, et kas koos pesuköögiga või ma mäletan, mina olen sealt Tallinna kesklinnast Kunderi tänavalt ja seal oli ka meil pesuköögis, mitte minu ajal enam mitte, aga enne seda oli ka saun, aga et see kuidagi kiirelt kadus see kultuur. Tartus ei ole ta veel päris ära kadunud, et Tartus on endiselt pesukööke omajagu, kus on saunad. Isegi minu tütrel ju on, jah. Et tütrel on Karlovas, seda võib ka nimetada, jah, see oli vana pesuköök, seal on tõesti, ta on natuke suurem pesuga, et seal on ka neid keldribokse, võib-olla, ma ei ole seda asja uurinud, võib-olla seal on isegi elanud, pesuköögis ju tihti peale elas ka see nii-öelda kojamees või seal võis saunik ja eriti tore oli siin Tartus käia Suppilinnas ühes pesuköögis, ma käisin seal sõbra juures saunas 20 aastat, aga siis nad ostsid maale talu ja neil on maal väga hea saun ja väga hea elamine ja tasapisi seda sauna, mis siin Herne tänaval 2 suuremaja vahel on seal pesuköögis pisikene saun, seda sauna järjest vähem läks vaja ja seda kasutati vähem ja kui seda enam väga ei kasutata, siis mingi hetk ju võib-olla hakkab keegi hoidma seal, ma ei tea, jalgratast või et kas seda ongi vaja ja ma ei tea, kas minu meelest ta praegu ammu pole keegi kütnud. Eks nii on natuke ka nende kas linnasaunade või külasaunadega, kuigi need vist praegu lähevad jällegi populaarsemaks, mis on tore, et vahepeal võib-olla vajusid ära, kuna kõigil tuli koju endale saun, aga nüüd uuesti kuidagi noored ka hindavad rohkem. Mina ei ole harjunud elu sees nende korterisaunadega, et ma ei saa midagi parata, et kui ma olin need tulid äkki, ma olin juba 20 või suur mees, kui tekkisid saunad, mis olid korterites ja ma käisin väga palju sellistes nii Soomes kui Eestis, aga see, et käid kõrvalt toas saunas ja siis tuled sealt välja ja veel kuskil pole ka võib-olla korralikku rõdugi või on väike rõdu ja siis lähed jälle sauna lavale esikust või köögist ja
läbi ja jälle kuhugi rõdule. See tundus nii nagu, ma ei tea, minu jaoks nagu, kuidas ta öeldakse, et see on pühade teotus või? Ei ole loomulik. Ei olnud loomulik, et saun, minu jaoks saun võiks olla selline saun, mis mulle meeldib. Et olgu ta ikkagi eraldi maja veidi eemal ja siis saunas käimine on ka selline, et saunas käimine ei ole nagu kempsu, lähed kempsu ja teed ära ja tõmbad vee peale. See ei ole ju saun. Et saunas käimine on ikkagi pikem tegevus. Mul ei ole midagi elektrisaunade vastu, kui elektrikeris on hea, kõik on ju hästi, aga üldiselt see saunas käimine on ikkagi natuke midagi muud kui selline kortersaun. Aga samas, kui kellelegi meeldib kortersaunas, oma kortersaunas käia, siis mul on ainult hea meel, kui temal on kõik elus hästi. Et kui ma broneerin Airbnb kaudu öömajasid Soome, ka nüüd on mul veebruaris vaja käia 2 korda Soomes, Helsingis, Tamperes, siis ma broneerin saunaga korteri ja ühel õhtul ma ka proovin ära, aga üldiselt siiamaani nad on olnud, et seda tegelikult ei ole vaja ja see ei ole ikkagi see, et kui mul on aega rohkem, siis ma külastan Soomes ujulat või niisama sauna. Aga mis on saunas see eriline kvintessents või miks on saun sinu jaoks oluline? No eks ta ole ikkagi selline koht, kus võtad koorid ennast riidest lahti, siis põhimõtteliselt ka mina jätan oma mured kohe sinna kuhugi, nad koos riietega siis lendavad minema ja saunas eriti midagi ma ei mõtlegi või siis mis mõtted seal pähe tulevad, siis tulevad, et mõnikord on juhtunud ka selliseid, kuidas öelda, viisakalt nagu rännakuid ja mis läheb juba siukseks ulmeks, aga midagi ei ole teha, eriti kui on suitsusaun ja istud seal oma mõtetes jupp aega, siis on tegelikult mitte üleloomulik, vaid on täiesti loomulik, et mõtted liiguvad lapsepõlve ja võib-olla ka esivanemate juurde ja need võivad olla need tundmused täiesti nagu tulla sealt lõhnadest, mis seal saunas on. Need ei olegi nagu, et keegi sinuga nüüd kõrval nüüd vanaisa või vanaisa ütleks, et tšau, tulid sauna, et see ei ole selline nii lihtne see nagu kohtumine seal esivanematega või oma juurtele minek, aga seda saunas ikkagi juhtub vahetevahel, aga esiteks ma ei otsi seda, aga samas ka ma ei karda seda, kui imelikud mõtted tulevad saunas pähe. Et saunal on ka, et seal on ka mingisugune, midagi on veel, mingi selline, mulle ei meeldi kasutada sõnu nagu mingi üleloomulik või mingid siuksed asjad, sest nad ei ole tegelikult üleloomulikud, seal on ikkagi, see on täiesti loomulik, aga et saunas on, Eda Veeroja on kasutanud sellist sõna kuskil, et ta on nagu portaal ja tegelikult ma mõistan seda Eda väljendit väga hästi, et kui sellest rääkida, kui ma peaksin rääkima sellest nüüd ameeriklasele ja ta mõtleks, et see on nagu mingi portaal, et kust ma nüüd lähen kuhugi teise kohta, siis ega ta ju sedasi ei ole, aga ta on siiski selline, saun on koht, kus sa saad olla oma mõtetes, aga vahel on huvitav näha just see, et kuhu mis mõtted tekivad siis, kui sa ei mõtlegi midagi ja lihtsalt oled.
ja noh, mingis mõttes ju ka lähed teise kohta. Vahel on mingi väga uus tundmus või tulevadki täiesti uued mõtted, et kust need siis tulevad. Aga saun, et miks ma sauna ikkagi lähen, on see, et ma tahan no tegelikult ma ei teagi, miks ma sauna lähen, sest ma käin saunas. Aga kui seda peaks ikkagi midagi vastama, ja see ikkagi selline, et sa saad korraks nagu lülitada ennast välja ja mõnes mõttes ka nagu mingi väike restart ja kui lähed sauna ja eriti kui lähed sealt veel jõkke või järve ja talvisel ajal, siis tõesti ega muud millelegi ei mõtle ka, et lihtsalt külma ja nüüd tahan sooja ja siis oledki saunas lihtsalt tunned mõnu sellest saunas olemisest, sest saunas käimine on ju väga mõnus ja seal on ka tihtipeale, kui keegi tahab rohkem leili, keegi tahab vähem leili, sellepärast on seal ju mitu lava või vahel ma istun all, vahel ma istun üleval ja mõnikord kui keegi viskab leili, siis ma kuulangi oma keha, et kuidas nüüd on praegu. Päris hea, väga tore, et viskas korralikku. Tore. Ja mõnikord ma siis mõtlen, et ma võin ikka aitab ka, et ma istun allapoole. Ei ole nii nagu see Soome mees, kes seal välja ei lähe, ei kannata enam, aga välja ei lähe. Ei ole, ja see on ka selline, mina ei tea, minu jaoks on ikkagi selline, ja ma olen nüüd juba selline vanem meesterahvas, et eks kunagi, kui ma olin noorem, siis võib-olla sai, eriti tudengina siin Tartus, siis sai saunas visatud võidu ka leili ja eriti kui seal on mingisugune õllepurk ka kaasas, nii et selles mõttes on ju, vahel on ju sihukest nalja ka saanud, aga tänapäeval küll ma tõesti iga üks saunas talitagu nii, nagu talle meeldib, et sul on üks tore väljend selle sama teema kohta, on see sauna Heino. Jaa. Kas see tuleb sellest Eesti tujuriku ja onu Heino või see on Soomes? Ta haakub väga hästi Eesti onu Heinoga, sellepärast, et Soomes on üks väike koht, väike linn, mille nimi on Heinola. Ja ükskord ma kuulsin Helsingis, et kuidas Heinola mehed siin käivad, enam Heinolas nad ei saa käia leili viskamas kõvasti tulist leili, kuna lõpetati see leili viskamise MM ära Heinolas, aga need on mingid hullud ja Helsingis need hullud, kes seal saunas käisid nendes Kallio saunades, nende kohta kasutati hüüdnime Heinola mehed, kuigi nad ei pruukinud olla isegi Heinolast pärit. Aga need on need, kes käivad seal leili viskamise maailmameistri võistlustel ja siis tegid trenni järelikult seal Helsingin katu saunas või Harjuntori saunas või kus iganes. Need saunad, mis seal on. Kallio linna osas siis siuksed mehed, kes ikka armastavad väga-väga kõva leili ja Helsingi olümpiastaadion on ka üks siuke koht, kus neid võib näha ja nendega kokku saada ja kuna see on see Heinola, siis ma kasutan seal raamatus seda sõna küll, et on saunaheinod. Neid on, et eks nad pigem tänapäeval mulle nad ikkagi pakuvad nalja, huvitav on vaadata ja natuke muidugi natuke on mul siuke kahju ka, et nad meenutavad mulle mõnikord mingid äärmususklikke, kes tulevad ennast piinama sauna, et oma vihtadega või näha on ju allpool istudes vaatan, see mees ei ole siin ju, kas ta naudib seda tõesti või?
aga see on mingi põlvkond ka. Ega minu isa, kes on sündinud 1953 ja kui ma käin Ida-Soomes, siis seal on ka kortermajas, tal on saun laupäeviti, me käime saunas ja ikka ta viskab hullult leili, kui ta on vana mees ja oigab ja ma mõtlen niimoodi, et kuidas nii isa ka vana mees, kas ta ei ole nagu õppinud ära veel seda, et ei pea nagu ei tea, nii segane olema saunas ja siis ta viskab hullult leili ja siis ongi pilk seisab niimoodi ja oi kui hea oli, ma mõtlen, ja oli väga hea, kui oli hea, et on hea, siis on ju hästi. Aga see selline saunas siukse, tihtipeale minu käest ka küsitakse, et oi kui meil saunad, kui ma ei tea, 130 kraadi, 110 kraadi, või mis see nii nagu inimene ise tahab, siis et see ei ole ju, mitte mingil juhul ei ole ju saunas käimine ju võistlus. Selle on ikkagi selline võistlussport ja kui kasulik see tervisel on, pigem mitte. Mina tõesti ei ole selle koolkonna inimene. Aga võib-olla seal on ka natuke sellist kangelaste põlvkonna igatsust või siis austust sellele võib-olla. Muidugi, ja eks siis ongi seal, kui inimesed veel eriti veel mingi meeste kari saab kokku, siis on seal vaja, ma ei tea, kuidas see on, kas on sõrmekook, on see niimoodi, kus sõrmed hakkad tõmbama ja kätt suruma ja rammu katsuma ja maadlema ja ma ei tea, mida niimoodi. Võib-olla see, et ma olen ise olin siuke kleenuk, et ma niikuinii ei läinud kellegagi boksima niimoodi, et kuulge, jätke mind sellest ära. Aga mina olnud ka kunagi see mees, kes 80 kilost jahukotti hakkab tassima. Ma ütlesin kohe, mina küll oma selga ei lõhu. Mis asi see on? See ei kaalu ju mitte midagi. Küll nüüd mingisugune teismeline 80 kilose kotiga. Ja kui ma praegu muideks nendele oma sõpradele helistan, et kas me mängime kuskil jalgpalli, kuskil turniiril koos, siis tuleb mulle pilte, kuidas neil on kõigil põlveoperatsioonid tehtud ja kõigil seljaoperatsioonid tehtud ja kõik on läbi. Nii et ma ei tea, et ei maksa ikka, noor inimene võiks aru saada, et ei pea ennast lõhkuma selle pärast, et näidata, kui kõva mees sa oled. Ja mina aga arvan, et saun ja võistlussport ei käi kokku. Peale seda küll, et kui sa oled võistlussportlane ja lähed sauna lõõgastuma, see on teine asi. Ja see saun ja külma kuuma see suhet taastumisele, see on küll, et ei need saunamaratonid ka, mis meil on siin Eestis, need ei paku mulle eriti pinget. Ma olen käinud ühe Soome pundiga ükskord ühel maratonil siin Peipsi ääres ja tookord me rikkusime reegleid ikkagi niimoodi, et me tahtsime minna sinna sellepärast, et seal oli paar huvitavat, äkki 3 huvitavat suitsusauna ja selle asemel, et meil oleks kuhugi kiire, me ikkagi rahulikult käisime saunades ja istusime nii kaua seal, nagu meil oli huvitav ja siis läksime järgmisse sauna ja vaatasime, et kui kaua, kuhu veel minna, kas veel minna, et me võtsime, me ei nagu nende reeglitega ei läinud kaasa. Me teadsime kohe, et me ei kavatse kõikides käia ja mingile auhinnale kandideerida ja teine asi oli muidugi see ka, et me ütlesime igal pool, et meie küll saunariietega ei lähe. Nii et seal reeglites oli kuidagi kirjas, et peab olema mingisugune ujumiskostüüm, aga me kõik selle peale naersime ja siis mõtlesime, et on see reeglit, et kas on tõesti kirjas? On küll. Selge, siis järgmises saunas, kuhu me läksime, siis me ütlesime perenaisele, peremehele, et me küll ei tahaks trussikutes minna ujumiskostüümides, et võib minna paljalt ka siis igal pool meile öeldi, et loomulikult saunas ju käiaksegi paljalt, et siis ja me tegelikult see segas ka ikkagi lõpuks üks inimene oli väga õnnetu, et kuidas te olete paljalt saunas, üks noor naisterahvas ja
see oli siis mina istusin seal vait. Et praegugi mina ju põhiliselt siin ka räägin, aga tegelikult saunas on tore tasakesi istuda, kuulata, vaadata, mis toimub. Siis oli nii huvitav see, kuidas seal ja huvitav see, kuidas siis meie Soome Eesti saunaseltsi naised harisid seda noort inimest. Nojah, kui on ainult taustal spa-kultuur, eks, et siis see saabki muutuda, et muidu ikkagist iga eestlane teab, et saunas käiakse ikkagi paljalt. Üldiselt võiks nagu teada, et siin mul tekkis ka siuke tunne, nagu, et kas ma ise elan mingisuguses mullis, et kas on siis juba niimoodi, kas ajad, kas on muutunud siin vahepeal miski, et eriti, no ma saan aru spaas, kui on ühine ruum ja selge see, aga et kui sa oled kuskil maal, ei tea, see ei kuidagi ei klappi ja pealegi on ju see ka, et kui sa tõesti ei taha mingil erineval põhjusel oma keha kellelegi näidata, palun väga, selleks on linane rätik või mis iganes, sa katad ennast rätikuga, istud seal, kedagi ei huvita, kas oled seal rätikuga või ilma, et see on, aga just see keemia, mis tuleb ja see ebameeldivuse tunne, mis on seoses ujumispükstega, võt see ongi see, et see Eda Veeroja ka viimati, kui sellest me rääkisime, siis tema ka põhjendab seda, et miks tema suitsusauna keegi ujukatega ei tule, et ei tea ju, keegi ei tea, et mis keemiat seal on, et kui on kirjas, et tuleb pesta 30 kraadiga, sa lähed kuuma sauna, et mis sealt vallandub see keemia, et see ei ole selle sauna, see ei ole hea saunale. Kõik hingavad seda sisse ja kui seal on 5 inimest, 10 inimest, siis seda on päris palju. Siis tõesti käterätik päästab olukorra, et ma ei ole see inimene, ma ei taha näpuga näidata niimoodi kellelegi, et kuidas keegi teine peab sauna tulema ja olema, aga ma lihtsalt ise eelistan küll, ja võib-olla, ja vahel võib-olla kui ma näen, et tegelikult kõik on enam-vähem, kõigil on käterätikud, eks ma võin ise ka ju selle käterätiku ümber panna, et see ei ole tegelikult üldse mingisugune, minu jaoks ei ole üldse mingisugune teema, aga need on sellised huvitavad asjad, mis kerkivad alati, kui saunadest vestelda, et paljalt ja kui palju leili visata ja siis üks asi veel, et eks ma ise praegu toon selle välja, see, et õlu saunas, ka täpselt niimoodi, kui mõnel peab olema see lutipudel seal niimoodi, ma mõtlen alkoholi kuskil, et sa tõesti ei suuda lõõgastuda ja sa ei tunne ennast hästi, muidu kui sul ei ole midagi natuke sees. No võta kaasa ja minugi pärast, aga et mina ei pea nagu joomist saunas vajalikuks ja ma olen elu jooksul joonud küll ja küll kõik võimalikke jooke, aga huvitav on see, et ma ei ole saunas kunagi tundnud puudust sellest, et mul peaks saunas olema kas või õlut. Mitte kunagi, et see on pigem olnud niimoodi küll, et tudengina kas või, et lähen sauna, et siis kui on saunas ikka vesi, siis kui lähen juba ära, siis võib juua õlut. Pärast sauna. Pärast, jah. Aga seda niimoodi, et seal laval peaks olema purk käes või et see saunas käimine ja õlu käivad käsikäes, siis see nagu lihtsalt ei ole olnud minul mitte kunagi nagu selline teema. See on, ma arvan, tulnud üldsegist järsku nõukogude ajal, kui saun ühel hetkel sai selliseks peokohaks. See on minu enda oletus lihtsalt. Kus sauna tuntigi kõige rohkem Eestis vähemalt, et lähme sauna pidu panema. Ja siis sinna tuli see alkohol tugevalt sisse. Aga mu enda
vähemalt lootus on see, et see hakkab ka välja kasvama, see kultuur. Sest see ei ole samuti tervislik. Jaa, see on ikka lausa... Peale sauna võtke õlut, kui soovid. Ei saa lausa ju, see on ju ohtlik ka igatepidi. Just. Aga tõesti... Tegelikult tahan korra minna, vabandust, et ma segan, aga korra sinna alastuse teema juurde tagasi. Et me räägime siin, puudutame erinevaid neid saunakultuuri kihte, aga just see alastuse osa on ka väga tähtis sellepärast, et sotsiaalselt on inimesed võrdsed. Ja see on jälle minu nägemus selline, et kui me oleme alasti, et siis on juba nii palju neid maske maha võetud ja meil tegelikult juba see on nii suur väärtus, et tunda ennast loomulikult ja üksteisega kuidagi, ongi võrdselt võib-olla, et kuidas sina seda tunnetad, kuidas sa sellest mõtled, kui nagu mis annaks maailmale ka väärtust. Ja see on täiesti tõsi. Ma isegi tooks siia välja ühe nüansi juurde, millest ma vist raamatus ei kirjutanud otseselt, aga praegu tuli meelde, on see, et ma ikka raamatus sellel teemal olen kirjutanud. Ühesõnaga saunas alasti käimise minu meelest üks väga tore asi on ju ka see, et minu meelest kõik inimesed on väga ilusad. Me oleme kõik sellised, nagu me oleme ja kui me saunas käime, siis kõik kehad on ilusad. Ja ma olen varem mõelnud ka selle peale juba siis, kui ma olin kunstnik ja joonistasin 94 paljaid inimesi maaliosakonnas Tartu Ülikoolis ja maalisin, et siis olid need modellid meil. Ja juba siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et inimese keha, et inimene on ikka väga ilus ja iga inimene on ilus ja iga inimene on omamoodi ilus, et ei ole seda standard, on ta siis Barbie või ma ei tea, mis see siis mehe standard, mul ei ole pähe, Ken äkki siis ja et need ei ole, et inimesed, need ei ole inimesed ja kui keegi inimene ka on selline, siis ta ju tegelikult ei ole enam inimlik, siis on see asi, siis ongi ta muutunud Barbiks või Keniks. Aga see, et kui me käime saunades alasti, kui ma olen igal pool, kus ma olen käinud, alates siis tudengipõlvest, kui olid need saunapeod siin Tartus ka tudengitele meil ja nüüd hilisemas eas, siis tegelikult on igas vanuses tõesti 90, 80, ma ei tea, kas ma 90 aastastega olen saunas käinud, aga ühesõnaga 70, 80 aastased inimesed täpselt samamoodi ilusate kehadega inimesed, nii nagu inimene on loodud ja kuidas käed vananevad inimestel, kuidas su nägu vananeb, sellest pole midagi, mida peaks inimene minu meelest kartma. Ja see on see, mida võiks kui me saunas, kui me lähme sauna ja näeme seda ümberringi ja võib-olla mõni teine inimene tunneb niimoodi, et kõik me oleme nii koledad. Aga mina ütlen, et mina näen seda ilu ja inimlikkust ja seda loomulikkust. Ja ma arvan, et need inimesed, kes ei ole näiteks enda kehaga kuidagi sina peal, siis võib-olla ma just soovitakski nendel inimestel natuke rohkem siis saunaseltskondadesse minna, kuhu iganes, kus on inimesed tõesti alasti, et näha, et tegelikult kõik on väga hästi nende kehaga, enda kehaga, meie kehadega, et see on siuke uus mõte, mis mul on hakanud nagu idanema, aga see on ka selle loomulikuks olemine. Lihtsalt mina olen loomulik mina, eks. Et meil on hästi palju tehismaailma. Võib-olla ongi harjumatu vaadata, et siis saunas võiks olla ikkagi selline ürgne koht. Et võiks jääda selleks. Ja muideks, ma saan aru, et kui inimesed on ka selles mõttes häbelikud ja veel võõraste inimestega niimoodi, et aga see saun on tegelikult ju selles mõttes ka väga hea, et tavalises sellises saunas ju on ikkagi hämar ka,
et seal on noh, eriti nagu seal on nii hämar juba, et see loob ka sellise, sa ei ole seal niimoodi valgustatud üleni, vaid nagu meie siin aga saunas on juba selline hämar ja seetõttu on seal tegelikult ka just tänu nendele varjudele, minu meelest, saunas on varjud, kui inimesed liiguvad seal, siis tõesti keegi võib vastu vaielda, aga mina ütlen, et inimesed on väga ilusad ja see on kõik ja siin on, see on nagu sellises hämaras saunas on tõesti nagu hea olla ja tõesti, ma ei tea, võib-olla seal tõesti, kui seal on, jah. On aru saada, et sul on selline kunstniku pilk, et see pakub sulle inspiratsiooni, aga ma usun, et enamus inimesed üldse ei vaatagi teisi, vaid on lihtsalt seal ise oma endaga. Just. See on väga oluline, et saaks olla iseendaga. Ja tegelikult ma tahtsin ka veel selle alastioleku juurde öelda seda tõepoolest, et ikkagi saun on koht, kus sa tegeled iseendaga, et ja pigem tekitabki siuksed pisut sellist niimoodi imelikku tunnet see, kui seal nagu keegi tulebki niimoodi ujukates ja istub teiste vahele, kus on alasti, aga tänapäeval just nimelt samune saunalina on ju väga hea. Aga küsin veel kultuurilise aspektina, et saun kui kultuuri päris osa, et minu arvates me kasutame kuidagi vähemalt Eestis, jah, et saun on nüüd kantud Võrumaa saunapärand, on kantud UNESCO nimistusse ja see on toonudki selle võib-olla nähtavale, aga et saun on palju rohkem kultuuri osa. Esiteks kohtumised saunas, paljud otsused tehakse saunas ja samas kõik need vanad traditsioonid, et kõik see ja sauna traditsioonid veel siiamaani elavad, et palju pärimuskultuurist võib-olla ei ole enam nii elav. Et kuidas sina suhestud või tunnetad seda, et saun on justkui ka kultuur või kultuuri osa? Et me võiks rääkida saunast kui kultuurist. No ikka ta on ka võt ongi, et kui sul võib-olla see on meie jaoks nii loomulik, et me ei taju seda sauna nagu rolli meie elus, sest ta siin ikkagi on ja meil on võimalus sauna minna. Et alles siis, kui sauna võib-olla ei oleks, siis võib-olla võikski teha nagu mõttemängu, et mis siis, kui sul ümberringi poleks mitte ühtegi inimest, kes poleks keegi poleks saunas käinud, keegi teaks sellest mitte midagi, oleks ainult tõesti kuumavesipudel seal tekki all nagu Inglismaal ja vann, mis on väga hea leiutis, soe dušš on ka ju tore vee element, et kõik ümber, keegi ei teaks saunast mitte muhvigi, mis tunne see siis oleks ja kuidas sa siis nüüd siin ongi, et puhtaks sa võib-olla veel nühid ennast või istud vannis ja dušš puhtaks võib-olla veel saad niimoodi, et võid uued riided selga panna, aga just see, et kuidas see mõjuks vaimsusele, et sest ma arvan, et ma ei ole eriline või ma ei arva, et ma olen imelik, ma arvan, et tegelikult kõigil meil on, kui me käime saunas, samamoodi minu isa ei sõnasta kunagi neid asju niimoodi, nagu mina olen sõnastanud, aga miks tema käib ka saunas ja lihtsalt istub seal vait ja viskab pleili ja kõik see kõik on ta võib-olla isegi ootab seda tegelikult nädal aega ja laupäeval saab sauna minna, sest siis ta saab nagu tegelikult see paneb seda maailma korda paika, et see saunapäev laupäeval ja isa alati räägib ka telefonist sellest ja ootab ka seda, et kui mina lähen koju, et sauna tuled ja mõnikord ongi halb, kui mul on mingi asi seal ees sellel ajal, et ei saa,
et see on osa meie elu ja väga tähtis osa, et kui seda ei oleks, siis võib-olla saakski alles aru, et midagi on elus puudu. Muidugi ka siin ma tahaks ikkagi rõhutada ka seda, et ma tunnen nii Eesti kui Soome inimesi, kes ei taha saunas käia. No ikkagi vähe, ma arvan. Jaa, vähe, jah. Aga on. Aga neid, ja siis on muidugi neid ka, et mõni tahab käia rohkem ja mõni tahab käia vähem ja mõni avastab selle võib-olla siis hiljem mõni väga ei avastagi, aga et see on ka nagu selline, et no ega siis midagi, et kui ei käi, siis ei käi. Et ju siis on mingi muu siis muu võimalus, kuidas saab nagu oma seda elu rütmitada või kuidagi, ma ei tea, see on ikkagi, saun on nagu, nii nagu on magamine, nii nagu on liikumine, jalutamine, nii nagu on füüsiline töö, siis sinna juurde tuleb saun. Et see käib nagu, see on osa seda meie elu minu jaoks. Et seda ma ei kujuta ette, eriti, just nimelt eriti maal. Et eriti siis, kui on tõesti sellised metsatööd ja veel seda ilusat ilma on väga vähe, kliima on ikkagi üsna karm, siis saad saunas, saad lõpuks kontidele natuke sooja ka, et saad magada ja järgmine päev uuesti võidelda jälle loodusega, et tuua metsast puud või mida iganes. Enam õnneks võitlema väga ei pea, vähemalt praegu siin, aga mine sa tea, eks. Kui elekter ära läheb, siis jälle saunal teine tähendab. Jaa, võib-olla küttepuudega ei pea võitlema, aga see on ka ju, võitlemine on, igal juhul on juba see meie kliimas elamine on tegelikult võitlus. Ja võitlus ka selle, et me kogu aeg ju vananeme ka. Mina tänagi käisin rattaga väljas sellepärast, et ma ka nagu tahan talvisel ajal veeta võimalikult palju aega õues, hingata seda külma õhku, et ma tean, et ma olen füüsiliselt talvega nagu sina peal ja ma saan hakkama selles kliimas. Et ma ei ole sõltuv sellest, et ma panen auto mootori tööle ja et ma panen hüppama ainult autosse ja ootan, millal auto soojeneb ja jälle lähen kaubanduskeskusesse ja et ma tahan, et mul säilib see side selle kliimaga. Kas sa oled jääaugus käia ka siis? Ma olen jääaugus käia, aga see on selline huvitav lugu, et ma ei ole suurem nagu, mul on mingisugune austus jääaukude suhtes selline, et see ei ole nagu hirm, aga see on selline, ma käin mõõdukalt, et ma tõesti mõnikord isegi nagu loen sekundeid, et ma ei jää nagu sinna pikkaks ja mul on natuke selline, et ma olen et kui ma tunnen, et vahel kui ma olen käinud saunas, jääaugus, jääaugus, siis ma tunnen, et kuskile istun, et ma võiks kohe siin magama jääda. Ja siis ma mõtlen, et mulle tegelikult väga ei meeldi see tunne, et mul kuidagi nüüd see jääaugus ja saunas käimine hakkab mõjuma kuidagi nagu uimastavalt. Et need mõni ütlebki, et tulevad jääaugud, tulevad need endorfiinid ja õnnehormoonid, mis iganes. Mina tegelikult neid hirmsasti pole sellest vaimustuses. Tähendab, mul ei ole neid hormoone, ma ei otsi ja ma ei käi jääaugus selleks, et ma saaks mingit kaifi kätte. Ja siis, kui ma tunnen, et see nagu kuidagi juba organismile läheb nagu midagi toimub minus, siis ma mõtlen, et nii selge, ma nüüd rohkem jääauku ei lähe. Et ma ei ole... Ettevaatlikult. Ma olen üsna ettevaatlik selles, aga see võib-olla on ka selline, et ega ma ei ole paar aastat olen nagu regulaarselt talvel käinud jääaugus ja saunas ja seda ma ei tee, et ma läheks jääauku niisama, et mul on ka sõpru, kes lähevad jääauku ja siis sauna ei lähegi ja väga tore, aga ma seda ei
ma lihtsalt ei taha, jah. Kas sa oma lapsed oled kasvatanud saunausku? Ja võib öelda niimoodi, et ja eriti tore on olnud vaadata seda, kuidas siis tütar ja tema mees ka kasvatavad oma last, minu lapselast siis niimoodi ka, et kuidas siis sauna minek on niimoodi, et ka selline väike osa ka selle väikese inimese elust. Nii et jah, et see on tore jah, et nüüd on mul üsna hästi loksunud paika ka need saunad, et kus ma Tartus saan käia, et võib-olla tänu sellele, et ma kirjutasin selle saunaraamatu, kus mul veel ei olnud nagu nii välja kujunenud need kohad, kus saunas käia, siis nüüd on mul juba nagu regulaarsem see, et ma tean, kus ma käin laupäeval, ma tean, kus ma käin neljapäeval ja siis on, ja kui ma kunagi ei jõua kuhugi sellel päeval, siis ma lähen näiteks Aurasse või Nii et võib küsida, et kuidas sinu saunaeluga on, siis saad öelda, et kõik on hästi. Jaa, et ja keha tegelikult annabki ise märku, et niimoodi, et nüüd võiks kütta sauna. Et seal tütre juures saab sauna kütta põhimõtteliselt nagu ükskõik mis päeval, et siin Annelinnas mul sauna ei ole jah, aga linna peal on neid kohti küll ja küll. Nii tore, aitäh sulle. Ma loodan, et see inspireerib ka te meie kuulajaid ja vaatajaid natuke veel rohkem saunaga suhestuma. Ja anna omalt poolt 3 soovitust, miks võiks sauna minna. Võib-olla tuleks tagasi natuke juba nende mõtete juurde, millest me oleme rääkinud, et kui vajad elus restarti, siis tasub proovida, et kas see õnnestub, garantiid ma ei saa anda, aga et saun võib-olla aitab, et ükskõik mis mure. Ja just nimelt see mure tuleb jätta sinna riietusruumi ja siis lähed sauna. Ja siis selle murega võib tegeleda pärast, aga mitte saunas. Saun ei ole see koht. Saun on selleks liiga väärtuslik ja seda tarkust olen ma õppinud Veero ja Eda käest, et ma tahan ikka mainida, kui ma juba tunnen, et ma räägin Eda häälega, et Veero ja on mulle seda õpetanud. Ja siis see oli üks asi, miks tasub sauna minna. Ja teine asi on, et ikkagi, kui on külm, kui on selline tunne, et mul on külm, siis palun väga, tasub minna sauna. Talvisel ajal praegugi on mingi 9-10 kraadi õues külma ja kui tõesti villased sokid ei aita ja on selline tunne, et juba keha, mul juba ongi selline tunne, et keha on krõmpsus, siis tuleb minna sauna ja ma isegi ütleks, et mitte lihtsalt sauna, vaid siin on ka, miks mitte sauna joogasse. Et Auras oled sa käinud? Käin ja 45-50 kraadi, suur pudel vett ja siis kõik need sauna jooga liigutused, mida seal tehakse. Ma soovitan seda eriti kõigile, kellele jooga ei meeldi, sest minule niisama jooga ei meeldi, sest ma olen kogu aeg igalt poolt kange ja siis kui ma liigutan kas või varbaid, siis ma tunnen, et valus on ja ebameeldiv, mulle ei meeldi, aga kui ma lähen sauna joogasse, ma olen soojas ja siis korraga ma saan aru, et siin mulle meeldib. Ja sauna jooga on selline äärmiselt, sauna jooga võib maksta ja minna Aurasse, seal on 2 juhendajat, aga kui sa oled seal ühe korra käinud, siis jätad meelde, sa saad teha täpselt neid samu harjutusi ise saunas. Et muidugi see juhendajaga on ikkagi nagu parem. Et
üksi teed nad ära 5-10 minutiga, mis muidu teeksid 45 minutit juhendajaga. Et selles mõttes on see saunajooga juhendajaga on väga tore. Nii et küll, et need 2 asja on ja siis, mis on restart, aga siis on, mulle tuli meelde, et ja siis 3. põhjus, sauna tasub minna ära sellest maailmast, kui see tundub ikkagi paha. Et kui on tõesti, kui iga teed lahti mingi mobiiltelefoni ja seal on mingisugune asi jälle on nii ja on naa ja on jube ja sõda käib, siis kui see kõik hakkab nagu niimoodi, et see on ikka maailm on ikka kole koht. Palun väga. Saun ei ole kole koht, saunas on väga hea ja tunnet niimoodi, et elu on ilus. Et siis närv ja see lõõgast. Ja see kusjuures ongi kõik, et on hea mõlgutada mõtteid nende teemade üle, aga see ongi selline, et nagu saunas need asjad nagu loksuvad ise paika. Nii see närvisüsteem, meel kui ka siis keha. Ega võib-olla mitte niimoodi, ega saun ei tee ka imesid, aga ta annab selle õige suuna kätte. Jälle Eda-Veeroja sõna. Tervitused Edale. Tervitused, jaa. Muidugi. Aga räägi, kuidas selle raamatuga, kui keegi soovib seda endale hankida, siin on väga toredaid lugusi ja kogemusi saunast, et kus ta selle leiab? No muidugi raamatukogus tänapäeval saab, et ei pea isegi investeerima, et mõni võib-olla ei taha ka, et tal terve kodu on raamatuid täis, sest nii palju häid raamatuid ilmub, et igast raamatukogust peaks selle saama ja kui veel ei ole, siis saab ju öelda, et no tellige ometi. Aga poest saab koju ka soetada? Aga poest saab ka ja ikkagi tegin kordustrükki ka, et ma olin jah üllatunud, kui hästi see raamat võeti vastu, et inimesed on mulle kirjutanud, võib-olla isegi rohkem kui lasteraamatute puhul, et ja see on huvitav jah, et ta ikkagi selline minu jaoks siiski, kui ma mõtlen nagu natuke kirjastajana nagu äri poole pealt, et see mulle tundus, et ta on suht selline nagu marginaalne, et käib saunas mingi saunafriik kirjutab ja keda ta nüüd nii väga lõppude lõpuks huvitab, aga tundub, et neid sauna usku inimesi on Eestis ikkagi palju rohkem, kui mida ma ise olen nagu ette kujutanud. See on selline salajane usk, võib-olla kohe ei näita välja, aga siis kui on kellegiga rääkida, siis hakkad rääkima. Ja rahvastikuregistris seal ei ole, et seal ei küsita sellist asja niimoodi, et saunas käid või ei käi. Aga on sul tuleviku osas veel mõni tunne, et võiks kunagi mõni saunateemaline teos sündida? Aus vastus on, et ei, aga mul ei ole tuleviku osas muidu ka mingisuguseid plaane kunagi, et ma tean, mida ma kirjutan hetkel. Ja kui see raamat saab valmis, siis on põnev näha, mis elu toob. Et seda ei kujuta ette ja see on ka kirjaniku elukutse juures hästi põnev, et jällegi peab, kui uus lasteraamat saab valmis, siis tuleb sauna minna ja restarte ja vaadata, mis siis saab. Kas viimase küsimuse küsin nüüd, et kas need lasteraamatud sünnivad ka vahel saunas? Ega nad nüüd saunas nüüd küll ei sünni, kuigi kui küsimus oli juba niimoodi, siis mõnikord küll on juhtunud niimoodi, et siiski, et saunas, et kui ma kirjutan mingit raamatut päev otsa ja lähen sauna ja ujun seal basseinis, ja saan korraga aru, et selles loos võiks hoopis järgmine käik olla midagi niisugust, siis on küll võib-olla isegi üks kord ma pidin ikkagi ruttu, käisin duši all saunas
et miski ei segaks mu mõtteid, et pidin nagu ära minema saunast enam-vähem selleks, et nüüd ma kirjutan selle ära, et see oli nii tore, hea mõte, nii oluline mõte. Aga see on, ma ei tea, 30 aasta jooksul ükskord juhtunud. Aga saunas vahel võib tulla küll mingisugune mõte ja siis ei ole mingit paberit ka kuskil, ei saa seda kuhugi kirjutada ka. Ja siis lihtsalt pead lootma, et see mõte on veel meeles, kui kuskil peale sauna pärast on ka veel, et võib juhtuda, aga see siis nagu juhtub, siis no mis sa teed? No. Et aga ta on siiski väga tähtis, ma ujun väga palju, kui ma Soomes kirjutan. Praktiliselt, kui mitte iga päev, siis iga teine päev käin ujulas või suvel ujun järves ja sõuan, nii et see et vesi elemendina see on võib-olla üks selline asi, et võib-olla kunagi tahaks ma kirjutada midagi veest. Et minu jaoks on see vesi nagu selline elemendina on mu elus hästi oluline, kui ma jälle mõtlen selle peale niimoodi, et kus ma kirjutan järvede vahel ja seal on mul sõuan järvel ja ujun ja käin ujulas, et kui oluline roll on mul elus see, et mul on lähedal veekogu, ka Tartus Emajõgi. Et ja Anne kanal on ka veekogu, aga noh, Anne kanal on nüüd, ütleme, ta on siuke natuke nagu sellest vannist pisut suurem variant, aga ta nagu selles mõttes ei ole nagu nii elus vesi nagu voolav vesi, aga just see voolava vee olulisus ja mõju on minu jaoks ka väga tähtis. Ma arvan, et see on ka suht inimlik, et me võib-olla selle peale ei mõtle. Igal juhul oleks see väga huvitav raamat, kui sellele nii läheneda, et vesi, et kuidas ta mõjutab. Jaa. Aga ma väga tänan sind. Oli tore, juba ongi seda kuidagi sauna kontides tunda. Tahaks sauna küll. Ja jääme siis põnevusega ootama järgmisi lugusi ja järgmisi kogemusi. Aitäh. Aitäh, Miga. Ja aitäh. Kohtume järgmistel kordadel taas ja ikka head leili.